Igal aastal päästetakse Eestis tuhandeid loomi, sageli entusiasmist ja oma raha eest. Nüüd aga tunnevad loomapäästjad, et nende tööd ei hinnata, kuna hakatakse nõudma aruandlust ja registreerimist. Ja sina, Huubi, ka pane oma karvase kõrva taha, et kui sa siit plehku paned ja varjupaika juuad, siis keegi enam varsti 14 päeva ei oota. Tead küll millega. Eestis tegutseb hinnanguliselt 10 loomapäästeorganisatsioone ja 100 hoiukodusid. Paljud neist ei ole ametlikud varjupaigad, nende taga on inimesed, kes võtavad hätta sattunud loomad oma koju, ravivad, hooldavad ja leiavad neile uue omaniku. Just nemad on nüüd plaanitava seaduse muudatuste vastu kõige valjemalt sõna võtnud. Meie varjupaigas on väga palju väärkoheldud loomi esiteks ja nad on metsikud. On ka haigeid, keda ei saa kunagi terveks. Uus seadus tooks nende eutaneerimise. Et uus seadus ei lubaks ka teie näiteks sellisel kasvandikul elada, kellel kuul on peas? Kahjuks mitte, sest ta on ka veel koroonapositiivne. Et näiteks ta ei tohi siin toas ringi joosta. Et ta on meil praegu eraldi puuris, et me üritame lähitulevikus saada veel lisatuba, kus ta saab siis omaette olla, sest puuri elu ei ole kassi jaoks loodud. No kas uus loomakaitseseadus peaks tegelikult ikkagi andma ka sellistele väetitele loomadele natukenegi lootust? Ja, kindlasti lootust tuleb anda kõigile. Meie varjupaigas on väga palju kasse, kes saabudes on väga metsikud. Nad on väga haiged, nende peale kulub väga palju ressursse ja kõike, aga möödudes karantiini aega puuris, kui nad välja saavad tuppa, nad muutuvad. Nad avavad ennast ja neil on kõigi lootus saada kodu. Petitsiooni on juba allkirjastanud üle 16 000 inimese. Loomapäästjad ütlevad, et nad ei ole uue loomakaitseseaduse eelnõu vastu, kuid kardavad liigset bürokraatiat, loomade hukkamist ja seda, et väiksed hoiukodud lihtsalt kaovad. Tekib küsimus, et kuhu me siis need kassid paneme, kui ühes nii-öelda ruumis tohib olla ainult 5 kassi, meil on siin lahtiselt erinevate tubade vahel jaguneb kuskil 50 kassi, et mida me siis ülejäänud kassidega teeme. Samamoodi on seaduse eelnõus välja toodud see, et veterinaadel on otsustusõigus, et kass, kes tuleb nii-öelda otse tänavalt, et temal ei pea siis enam kehtima, see 14 päevane nii-öelda elushoidmise õigus, vaid et võib kohe eutaneerida, et meil tekib paratamatult see küsimus, et millistel veterinaaridel see otsustusõigus siis on ja kas meie kassid ka siis hakkavad nii-öelda eutaneerimisele minema, sellepärast, et üks loomaarst näiteks otsustab, et kas see on liiga metsik või liiga haige, et ei ole mõtet elus hoida. Tuleks hakata reguleerima ikkagi seda juurpõhjust, algallikat, milleks on siis loomahülgajad, samamoodi see, et loomi ei steriliseerita, jooksevad igal pool lahtiselt, inimesed hülgavad neid tänavale, igal pool on mingisugused memmekesed, kelle juures on kassikolooniad, samamoodi millerdajad, loomavabrikud, et alustada võiks ikkagi nii-öelda nende reguleerimisest. Uuenev loomakaitseseadus näeks ette, et kõik päästeorganisatsioonid ja hoiukodud peavad olema ametlikult registreeritud ning esitama iga-aastase aruande päästetud loomade kohta. Ministri sõnul on eesmärk tagada läbipaistvus ja paremad tingimused loomadele ja mitte vabatahtlikke karistada. Ütleme, eutanaasia osas kindlasti seal pean tunnistamise sõnastuse küsimus võib-olla on kaheti mõistetav, seletuskirjas on see küll lahti kirjutatud, aga selle kogu eesmärk on hoopis risti vastupidine, ehk siis omanikult keegi seda otsusõigust ära ei võta. Kui on meil täpsustusi vaja teha, et siis me neid kindlasti teeme, aga oluline ka selgitada, et kõik oleksid ühel lehel ja saaksid samamoodi aru sellest, mis selle muudatuse eesmärk on. Sest et kõik MTÜ-de tegevus selles mõttes on ma väga hindan seda, see on prosotsiaalne tegevus, et inimesed vabatahtlikult kaitsevad loomi. Tegelikult on riigi kohustus vähendada üldse hulkuvate loomade arvu, et seda me üritame teha veterinaarseadusega, mis on siis teine seadus, kus kasside kiibistamise kohustus kindlasti nagu koerte näitel, mis tehti 20 aastat varem, on vähendanud tunduvalt hulkuvate koerte arvad ja kasside kiibistamine peaks üldse vähendama seda, et seda prosotsiaalset tegevust ei oleks vaja, et see on selline nagu ideaalne maailm, mille suunas tasub kindlasti püüelda. Loomapäästjad ütlevad, et nad tahavad teha lihtsalt oma tööd. Nad ei taha hukata oma loomakesi ja nad ei taha paberit määrida. Minister lubab koostööd ja ümarlauda. Seni, kuni selgust veel majas ei ole, teevad loomapäästjad iga päev oma tööd, iga elu nimel.